Tervitused kõigile, käes on astronoomiline sügis ja ma mõtlesin, ma teen sellise kokkuvõtliku video, kus ma näitan ära, mida ma olen suve jooksul teinud. Ma pean silmas käsitööd loomulikult. Sellepärast, et kui ma videosid üles laen YouTube'i, siis ma panen niimoodi tööde kaupa, et võib jääda selline mulje, et ma teen ühe töö valmis ja siis alustan midagi muud. Et tegelikult mul on kogu aeg käsil päris mitu projekti korraga. Lihtsalt videotesse jõuavad ja monteerimisse nad jõuavad mingisuguse hilinemisega. Aga ma näitan ära siis, mida ma olen teinud. Kõigepealt siin taga on asi, mida ma YouTube'i kanalile tavaliselt ei pane, aga see on ka käsitöö ja ma õmblen praegu ühte kõhutantsu kostüümi. Siin on seelik ja hetkel, mis ma teen, on see, et mul on kuskil 8000 kristalli välja valitud, erinevad punased toonid ja ma kaunistan seda kostüümi ja sealt tuleb veel muidugi natukene kaunistusi juurde hiljem. Tantsukostüümid on sellised asjad, mida ma tavaliselt ei filmi, kuidas ma neid õmblen. Mul on vist üks mingisugune timelapse video tehtud ja mis ma teen on siis, kui mul kostüüm on valmis, siis ma lihtsalt panen välja sellise kokkuvõtte video, milline valmis kostüüm välja näeb. Aga kui keegi tuleb huvi ja küsib, siis ma 1,2 võin seletada, kuidas mina teen. Kõiki saladusi ma muidugi reeta ei saa. Nüüd järgmine asi, mis mul suve jooksul valmis sai, esimene asi, mille ma lõpetasin, peaaegu. Ja selleks oli siis AliExpressi koopia Dimensionsi tikandist Charming. Siemi kass, no ta vist ei ole Siem, ta vist on mingi muu tõug. No see ei ole oluline, kass on. Ja selles mõttes see töö ei ole nagu täiesti 100% valmis, sest mul on plaanis ta ikkagi padjaks teha. Ta ei ole mul valmis, on sellepärast mul ei ole lihtsalt seda kangast, millega seda pati õmmelda. Ma pean selleks minema poodi, ma pean selleks otsima selle kanga. Ja siis mul on plaan tegelikult sügise jooksul teha video sellest, kuidas seda padjapüüri või seda padjakatet õmmelda. Sellepärast, et ma ei taha teda teha nii, nagu tavaliselt tehakse, et võtad ühe sirge, teise sirge, kolmanda sirge, neljanda sirge, vaid ma tahan näidata, kuidas teha selliseid kenasid diagonaale, et selline ilus raam tuleb siia ümber. Et selline, mul on plaanis teha selline õmblemise video. See on plaanidest. Aga seniks ma hoian teda kotis. Täiesti valmis asi on mul siin. Ja selleks on padi, mis on tikitud ristpistes. Selles mõttes padi on õmmeldud, aga ristpistes on need moonid siia peale tikitud. Ja selle padja tikkimise kohta mul video, ma üritasin teha siis 24 tunnist tikkimismaratoni. Kuidas mul see õnnestus, seda võite näha siis 2 videos. Ühes videos on algus ja teises videos on lõpp ja valmis padi. Ma panen siia video alla kindlasti lingid, et te saate siis minna vaatama, kuidas sellist patja teha on. Ilus. Ma olen ise nagu selle padjaga tohutult rahul. Peaaegu valmis töö, ma ei tea, kas me kahekesi kaadrisse mahume. Äkki mahume. On kass ja sellest tuleb ka padi. Aga sellest tuleb nagu teistsugune padi, see padi tulebki kassikujuline. Et valmis on teda mul tikitud, valmis on mul videod filmitud, vaja kokku monteerida. Ja siis te näete, kuidas üks selline padi valmib. Selles mõttes selle padja õmblemist ma ei plaani näidata. Aga võib-olla näitan ka. Jälle kogu asi seisab selle taga, et mul ei ole kangast. Ma pean minema kanga ostma ja siia on vaja veel niimoodi, et on vaja teha sisemine vooder, kassikujuline ja siis välimine. Ja töö on iseenesest suur ja mulle nagu endale väga meeldib eespoolt. Tagantpoolt teeb välja niipidi. Täitsa teine kass. Kui ma tikin, siis ma üldiselt ei tee nii, et mul see ideaalne tagapind jääks. Minu jaoks on see oluline, et see jääks korrektne. Mul ei ole siin mingid lahtiseid otsi, sõlmi ei ole ja eelkõige ma vaatan seda, et ta jääks ilus pealtpoolt. Selle kassi tikkimisega oli muidugi mul vähemalt 1 miljon probleemi ja takistust, aga see on nii huvitav, et kogu aeg oled tikkimisel nii rahulolematu ja siis, kui töö valmis saab ja isegi siis, kui sa tikid parasjagu, ikka meeldib. See on nii kummaliselt selline
rahustav tegevus tegelikult. Mis eest, et vahest tuleb mõned kõvemad sõnad mängu võtta. Mida ma üldse ei ole oma sellel kanalil näidanud, on selline asi, mis mul on selles ümbrikus. Ja selleks on mul pooleli olev töö jõulupärg. Ja sellega on nii, et mul on filmitud selle pakendi lahtivõtmine, mul on filmitud algus ja seal ma luban, et ma järgmise video sellise lülituse teen siis, kui mul 50% tööst valmis. Praegu mul on valmis kuskil 30%, nii et praegu on alles septembrikuu, aga ma kujutan ette, et enne oktoobri lõppu, võib-olla isegi novembris sellele kanalile seda videot ei tule, kuidas seda tikkida. Jõulukaunistus on plaanis siis teha sellest. See lõhnab nii hästi. Sellest ma videos räägin päris mitu korda, mainin. Kuigi ma tean seda, et mõned ütlevad, kes on sellest puidust aluse peale tikkinud, et no see ei ole puit, see on vineer pressitud ja siis ta on immutatud mingisuguse sellise vastiku haisuga, mingi lakiga. Mina ei tea, mulle meeldib. Ta on ainuke tikkand, mis on siis nagu kompimismeelele, nägemismeelele ja haistmismeelele. Ja siis on mul üks töö on mul siin põrandal, ma kohe näitan. Töö on sellise liigelsuurel raamil. Millest ma nagu üldse ei ole rääkinud, mul praegu tuli meelde seoses sellega, et ma raami välja võtsin. Ma suvel õmblesin neid katteid ja näitasin, kuidas neid katteid õmmeldakse tikkimisraamile. Aga neid võib ju igal asjal õmmelda. Ja töö on mul siis siin. Päris mitu korda mu käest küsitud, et kas ma näitaksin, kuidas see tikkimine edeneb on, sellepärast, et ta seisis mul aasta, 2, ma ei tea, ma päris tükk aega ei tikkinud. Ja sellega on nii tore asi see, et kui ma nüüd tikkima hakkasin tikkima Cross-Stitch Saga järgi. Esimene asi oli see, et ma pidin siis Cross-Stitch Sagas ära kustutama kõik need kohad, mis mul on juba tikitud. Ja siis, kui ma tikkima hakkasin, avastasin ma seda, et need sümbolid paberskeemil ja Sagas ei kattu ja selle probleemiga on nad teised tikked ka hädas, et ma natukene teen siia lõppu ühe sellise video väike sellise jupikese, kus ma näitan, kuidas ma selle probleemi lahendasin. Et see võib olla huvitav Cross-Stitch Saga tikkijatele. Ja siis mul vist pooleli olevaid töid rohkem ei ole praegu, aga mul on plaanid, ma näitan kohe oma plaane. Seoses tikkimisega on mul väga suur plaan. Ja plaan on mul alustada ühte uut tikkandit, veel ühte uut. Sest kunagi ei ole liiga palju. Ja see on firmalt Luka S. Või Lukas, mis peab ütlema. Ja see ei ole mitte ristpistest tikkand, vaid see on kobelään. Ja miks ma seda tahan alustada on see, et esiteks ma ostsin endale juurde neid suuri raame, kuhu peale tõmmata töö. Et ma võin mitu protsessi korraga nagu käsile võtta. Ja teine asi on see, et see on ilmatu suur pilt. Et kui minu näiteks selles samas padja, siis ma näitasin kassis või nendes paabulindudes on kuskil 22-24 000 ristpistet, siis siin on 160 000. See tähendab seda, et ma tõenäoliselt palju aastaid tikin seda ja mida varem ma alustan, seda varem ma lõpetan. Ja see pilt, Šiškini pilt, mulle tohutult meeldib. Muidugi, millega ma natuke nagu puusse panin, või ma ei pannud puusse, aga selle pildi nimi on Dubrovaja Rošja. Ja kui ma seda pilti vaatan, ma näen siin mände. Ja mulle männik kohutavalt meeldib. Mulle meeldib männimets, mulle meeldib, see meenutab mulle suve, sellepärast et suvila juures ja mere ääres on alati meil olnud männid. Sellised hästi positiivsed tunded tekivad mul kohe. Ja kui ma seda pilte vaatan, ma ei näe siin tammesid. Muidugi ma tean, et tuup on tamm. Ma näen siin mände. Ja ma hakkan mände tikkima. No, vaadake. Iseenesest näha ei ole ju, kas siin on lehed või on siin okkad. Ja ma kujutan ette, et sellest tuleb väga tõetruu, väga ilus ja väga suur töö. Ja mida suurem töö, seda suurema rahulduse sa sellest saad, kui on valmis. Siis veel on mul plaanis teha mõned videod, et täna kohe ma hakkan tikkima ja näitan, kuidas tikkida 3/4 ristpisteid. Algul mul oli plaan võtta kõik murrud. 1/2, 1/4
3/4, aga siis ma mõtlesin, et see video läheb liiga pikaks äkki. Ma ei tea, kas keegi viitsib nii pikka videot vaadata, et ma võtan ainult 3/4 teemaks, sellepärast et see on kõige keerulisem. Keeruline ei ole õige sõna, ütleme kõige rohkem võimalusi pakkuv piste ja järgmised videod tulevad teistest pistetest. Siis on mul plaanis teha video, kui ma õmblesin seda kostüümi siin. See on krinoliin all ja ma mõtlesin, ma teeks sellise video, näitan, et kuidas seeliku või kleidi alla krinoliin seda paela õmmelda. Et see on selline õmblusvideo. Mul jäi see krinoliini lihtsalt järgi, mõtlesin, et ma pean ju ta kuhugi ära kasutama, et miks siis mitte teha selline video, ehk on kellelgi kunagi tarvis. Ja siis ma mõtlen veel, mis videod mul plaanis on. Praegu mul rohkem ei tule meelde. Praegu tähendab, ideid mul on nagu tohutult, aga millest puudu jääb, on aeg, igatahes. Ma loodan, et te tulete siia kanalile tagasi ja siis ma loodan ka seda, et tuleb veel teisigi eestikeelseid käsitöökanaleid, sellepärast mina teen ju väga konkreetseid asju nagu käsitöös. Hetkel ma teen ainult tikandeid, natukene õmblen. Ma ei ole tükk aega teinud ehteid, kuigi ma tahaks teha ka ehete valmistamisest videosid, sellepärast et seda kanalit, kui ma alustasin, siis alustasingi ehete tegemisest ju. See on asi, mida ma olen elus kõige rohkem teinud üldse. Vaatame, mis saab. Ma soovin kõigile käsitöölistele häid ideid, häid materjale, palju vaba aega käsitööga tegelemiseks. Muidugi hästi suur aitäh kõigile, kes te olete vaadanud mu videosid, siis ma tean, et ma ei tee neid ilma asjata. Ja eriline aitäh neile, kes on nagu mulle mingit tagasisidet andnud, kas või selle laigi näol, see on ka hästi meeldiv, või on kirjutanud või on küsinud, et siis mul on kohe nagu mõte või idee, millest järgmises videos rääkida või mida näidata. Nägemist!